Tere! Minu nimi on Diana Poudel ja kutsun sind kursusele turvaliselt infoühiskonnas. See kursus on mõeldud sulle, kui sind huvitab, kuidas tänapäeva ühiskond toimib, tahaksid teada, kuidas tehnoloogia areng on ühiskondlikke protsesse mõjutanud ning samuti, kuidas võib-olla informatsiooni kiire levik on kaasa toonud uusi võimalusi ja ohte. Piltlikult öeldes on informatsioon inimese jaoks sama, mis on vesi kala jaoks. Me elame selle keskel ja ma ei mõtle selle peale liiga palju. Ja senikaua on okei, kuni see vesi või see informatsioon on korras, puhas. Aga kui meie keskkond saab kahjustada, näiteks mürgine info on täiesti olemas, valeinfo, infomanipulatsioon ja kõige näol, siis sellisel juhul tekib oht meie füüsilisele heaolule, meie vaimsele heaolule. Näiteks võib kahjustada saada sinu maine, sa võid kaotada raha või ühiskonna jaoks on asi veel hullem, sest info on tänapäeval relv. Relv, millega on võimalik minna ja enda mõju alla saada teine riik ilma, et sa laseks ühtegi kahuri pauku. Ja ei panda seda tähelegi mõnikord enne, kui hilja on. Ehk siis tegelikult iga inimene peaks aru saama, kuidas infoühiskond toimib ning kuidas me saame ohte vältida ja siin turvaliselt toimetada. Kursuse käigus räägin paljudest erinevatest teemadest, näiteks e-riigist, asjade internetist, sellest, kuidas meedia toimib, mis on meedia pahupool, küberkuritegevusest, mõjustamispsühholoogiast ja paljust muust, mida on vaja. Kuna teemade ring on hästi lai, siis pole võimalik, et üks inimene oskab neid kõiki teemasid väga hästi ja põhjalikult rääkida. Seetõttu on mul enamikest loengutes ka külalised. Tegu on oma valdkonna põnevate ekspertidega, kes tunnevad teemat väga hästi ja kes aitavadki siis seda lahti rääkida. Nii, ja kusjuures, kui ma lugesin seda kursuse tagasisidet, siis tundub, et need külalised ongi see minu salajane koostisosa siin kursusel, mida toodi välja, et mis tegi selle kursuse toredaks ja põnevaks. Kui räägime nüüd praktilisest poolest, siis kursus algab 19. septembril aastal 2022 ja lõpeb 23. aprillil aastal 2023. Iga nädal on miinimumprogramm üks loeng. Loengud asuvad veebis, täielikult. Kui vaatate, see video on minu enda kanalis ja siin samas kanalis on tegelikult enamik loengumaterjale, paar tükki on privaatsed, mida näevad ainult kursusel osalejad. Aga jah, ja kui teil ei meeldi videot vaadata või teil on nii kiire elu, et peate mitut asja koos tegema, siis tegelikult on kursusel kanal ka Spotify's ja ma üldse ei pahanda, kui te näiteks panete kõrvaklapid pähe, loengu käima ja lähete teete ühe mõnusa tervisliku õhtuse jalutuskäigu. Kes tahab, võib kursuse kiirendatud korras läbida, sest panen kõik materjalid ülesse, näiteks talvel on meil rohkem aega kui kevadel, kasutage see ära. Suhtlemine kursusel. Suhtlusega on nüüd kursusel nii, et füüsiliselt me ei kohtu, aga ärge muretsege. Suhtlemine on tänu infoühiskonnale paindlikum, kui isegi klassiruumis oleks. Esiteks on meil Discord kanal, siis ma annan teile oma telefoninumbri, siis ma annan oma meiliaadressi, saate õpikeskkonnas suhelda, ehk siis võimalusi on palju ja saate küsida just neid küsimusi, mis vaja on sellel hetkel, kui teil neid vaja teada on. Samuti boonusena, et kõik, kes esitavad iga mooduli lõpus on iseseisev töö ja kes selle õigeaegselt mulle ära esitavad, saavad videoformaadis personaalse tagasiside. Aga see pakkumine kehtib ainult nendele, kes tähtaegselt või enne tähtaega esitavad. Kui nüüd tekkis huvi, et okei, ma tahaks osaleda, siis sellega on keeruline. Osades koolides on see kursus valikainete hulgas. Ja nendes koolides, kui järgige palun oma klassijuhataja või õppejuhi suuniseid, kuidas registreerida kursusele. Aga kui nüüd oled koolis, kes pakkus selle kursuse välja, aga pead ise registreerima, siis kursuse hind on 80 €. Ma tean, et osad koolid vist maksavad mingi osa sellest summast tagasi, kui kursus on edukalt läbitud. Kursusele saad registreerida, ma ei tea, siin all või üleval või kuskil on link kirjelduses, kus registreerimisvorm. Ja kui on küsimusi praegu kursuse kohta või täpsustusi, siis ma panen kirjeldusse ka oma telefoni, meiliaadressi, võite helistada, võite kirjutada või jätke küsimus siia kommentaaridesse ja vastan niimoodi. Okei, aga loodetavasti kohtume. Tšau!